Tulge kokku, viin külmas, tulge ruttu õluga. Tulge kokku, keldrast väljas, tulge ruttu, muidu sünd sulab. Tere tulemast Kihluspeole! Ja midagi teha ei ole. Sellepärast, et riik on ette näinud, et ühel mehel peab mitu naist olema ja nüüd me võtamegi omale kohe 3 tükki. Tõnu, tule palun sina ka siiapoole, näete, peidmees on meil siin, ilus ja kena mulgi peidmees. Nii, ja nüüd hakkame meie siis varsti pruute ootama, pruudid peaks ka kuskilt sealt poolt tulema ja vaatame, mis siis edasi saab, kuidas need pruudid ka välja näevad, kas on ka väärtpruudid. Pühad pruudid. Mis asi on kihlus tegelikult? Kihlus ei ole ju abielu, eks? Kihlus on, kõige lihtsamas keeles on kihlus tundma õppimine. Teineteise tundma õppimine ja teineteise nii-öelda heade ja ka tumedamate külgede nägemine. Aga et sellest kõigest nagu täpselt aru saada, siis me püüame täna vaadata, kui head ja tublid pruudid meil on ja kas peigmees on nende pruutide vääriline. See tähendab seda, et peigmees hakkab meil mõningaid ülesandeid lahendama. Nüüd ülesanne on teil väga lihtne. Peigmees pool hoiab nüüd kinni otstest ainult ja teie hakkate punuma patsi. Saame patsid juba kokku, saame patsid kokku. Nii, täitsa tore. Ülejäänud rahvas kõik taksutab selle peale. Pruudid said asjaga hakkama. Oota, mille väärilised me oleme? Head abieluheitjad ehk siis tänased Kihluspeo osalised. Meie Türil oleme tegelikult need kosjad juba mitmel korral läbi käinud. Vahel on vastu võetud, vahel on tagasi lükatud. Aga õnneks on Eesti Vabariigis juba aastal 1938 välja antud juriidiline ajakiri Õigus. Seal on pikad jutud selle kohta, mis see kihlus täpsemalt on. Eriliselt tuleb kihluse tsiviilõiguslikkude tagajärgede seast tõsta esile eksiteele viidud pruudi õigust, mille alusel pruut võib tõsta hagi abielu sõlmimiseks. Kui peigmees siiski 3 kuu jooksul, august, september, oktoober, jätke meelde, abielu sõlmimisele ei asu, tunnistab kohus pruudi, kui ta seda palub, peigmehe lahutatud abielu naiseks ühes vastavate õigustega. Seega pruut võib nõuda peigmehelt vajaduse korral ülalpidamist, võib kanda peigmehe perekonnanime ja nii edasi. Kuid eespool nimetatud õigusi saab maksma panna ainult 1 aasta jooksul, arvates esimesest vahekorrast avatlejaga. Ise oled sa seda tahtnud? Nii, me näitame seda pilti ja peigmees pool peab ära arvama, mis koht see on ja näita ligilähedane koht siin kaardil. Tivid siin ja tivid seal, tivid iga nurga peal. Olen täna ülvemees, üks tivi seisab minu ees. No nii, ja nüüd ma palun siis peigmees ja pruudid meie rahva ette. Suure-Jaani vald, selle peale küsin ma sinult, Suure-Jaani vald, selle kõige vägevama haldusreformi ees, kes kõike teab ja näeb
kogu selle rahva ja tunnistajate kuuldes. Kas sina tahad oma pruudid Võhma linna, Kõo valla, Kõpu valla oma kaaslasteks võtta, neid muutumatu ja murdumatu truudusega armastada ja austada, ühes nendega vastu võtta rõõmsaid ja muretuid volikogude otsuseid, õnne ja õnnetusi, ega taha neid ka iial maha jätta, ega ennast neist ära pöörata, ega lahutada. Ma ei tea, mis suurene rahvas ütleb. Tuleb ütelda jah. Pruudid, mõtlemise aeg. Ega ta pekstes parem ei ole. Kõpu vald pole tehtud papist, välja tulime me kapist. Aga tuleb hakkama saada. Aga ma ütlen selle õnnetu jahi ära, aga ma ütlen veel siia lõpuks, et Võhma jätkub.